kuidas ületada hirm ja asuda tegutsema? See on inspiratsiooni ja motivatsiooni laeng Vol 6. Minu nimi on Roland Tokk, olen Eduakadeemia üks asutajatest. Ja tihti inimesed küsivad, et kuidas ma saan sellest hirmust üle, mis mind tagasi hoiab ja saan tegutsema. Hoolimata sellest, et mis iganes mu ümber toimub, mis iganes teised inimesed arvavad ja nii edasi, nii edasi. Ma annan sulle 5 sammu, kuidas hirm ületada ja tegutsema asuda. Need on 5 sammu, mis ma enda jaoks mõtestasin lahti, kui kogu see kriis nii-öelda siin pihta hakkas ja kui ma isegi olin vahepeal sellises seisus, kus ma mõtlesin, et mis nüüd edasi saab ja veits hakkas hirm ja ärevus tekkima ja püüdsin jõuda selgusele, et mis ma siis tegema peaks praegu ja mis on need järgmised sammud ja kuidas kuhu suunas liikuma hakata. Ja mida ma tegin oli esiteks see, et ma püüdsin panna enda fookuse õigesse paika. Ehk et keskenduda õigele asjale. Mis on täna õige asi on see, et alati on küsimus see, et tähendab ei ole nii-öelda siis seda õiget ja valet, aga kui sa mõtled sellele, et tänases kriisiolukorras on oht ja on võimalus, siis minu esimene küsimus on see, et kus on võimalus. Ja kui sa paned ennast järjest rohkem fokusseerima sellele, kus on võimalus, sa hakkad neid nägema. Ja ülimalt oluline on panna oma fookus sinna suunda, sellepärast et muidu sa keskendud liiga palju sellele, mis toimub, mis on jamasti, mis on halvasti ja mis kõik juhtuda võib. Nii et pane oma fookus õigesse suunda, otsi neid võimalusi. Teiseks, tegele sellega, et saavutada sisemine rahu. Kui sul sees käib hull möll ja kui sul sees käib selline tunne kogu aeg, et sa oled stressis ja ärevuses ja nii edasi, siis on väga-väga raske endale luua selget pilti ja seda fookust suunata ja liikuda sinna, kus sa soovid. Nii et tegele sellega, ma olen siin varasemates videodes ka jaganud, aga veel kord on välja, hinga sügavalt sisse välja ja mediteeri ja käi jalutamas. Tee selliseid asju, mis aitavad sul saavutada sellise sisemise rahu ja tegele sellega igapäevaselt, sellepärast et see on ülimalt oluline, et sa saavutaksid sellise sisemise rahutunde ja jõuaksid oma keskmesse, et sa saaksid selgemalt hakata nägema seda, et kuhu sa peaksid liikuma. 3. asi on see, et mõtle sellele, kuidas sina saad tänases olukorras teistele inimestele väärtust luua. Või ükskõik mis olukorras, kuidas sa saad oma lähedasi, sõpru, oma töökaaslaseid, oma töötajaid, oma kliente, keda iganes, kuidas sina saad neile tänases olukorras väärtust luua. Keskendu sellele, võta fookus ära sellelt, et mis minuga kõik juhtub ja kuidas nii edasi. Pööra mõneks hetkeks fookus sellele, kuidas sa saad aidata. Ja kui ma ise seda tegin, siis ma tundsin sellist meeletut rahunemist ja samamoodi ma tundsin, kuidas mingid asjad jooksid nii-öelda paika. Ja mis sellest selgus oligi see, et ma sain aru, mis on need asjad, kus mina saan aidata, mis on need asjad, mida ma peaksin tegema ja kuidas mina saaksin väärtust luua. Ja 4. mida ma tegin, oli see, et ma panin paika plaani. Ma panin paika plaani nende asjadega seoses, et kuidas ma saan teistele väärtust luua ja mida ja millal ma tegema hakkan. Ehk et pane endale see plaan paika ja siis otsusta ära, mida sa tegema hakkad ja millal. Ja usu mind, sa näed ja tunned olulist sellist sisemist rahunemist ja sa jõuad rohkem selgusele, et kuhu suunda liikuda. Ja 5. tegutse. Ehk kui sa oled endale selle selguse saanud, kui sa oled saanud aru, mida sa peaksid tegema, siis otsusta ära, mis on see esimene asi ja siis tegutse. Ehk tee see ära see kõige esimene asi, see pisike samm ja see ei pea olema mingisugune meeletult suur asi, see võib olla üks väike samm selle esimese asja suunas, aga tee see esimene samm ära. Nii et 5 asja. Esiteks, pane fookus õigesse kohta. Teiseks, tegele sisemise rahu saavutamisega. 3. mõtle ja keskendu sellele, kuidas sina saad teisi aidata. 4. pane paika see nii-öelda siis plaan, mida sa teed ja fookus ja mis on see, otsusta ära, mis on see järgmine samm või esimene samm ja 5. siis tegutse. Kui sa tead kedagi, kes peaks kuulma seda või nägema seda videot, siis ole hea, jaga seda ja näeme juba järgmistes videodes. Tšau!